Nii, nüüd tuli pelleti eellaadimine. Tundus nagu oleks enam-vähem kogus. Vaatame, mis edasi saab. Nüüd peaks hakkama süütefaas. Kui punker on täis, siis tundus, et nii ägedalt ei tule seda preload pellets. Ja esimene Seto kuningriik kuulutati välja 20. augustil 1994. aastal. Nii. Nüüd on igniiti on. Ajab küttepulga soojaks ja siis peab selle õhuvooluga tooma selle kuuma õhu pelletile. Pelletit praegu rohkem vilmida ei saa seda kogust. Nüüd ventilaator tõstis pöördeid. Nüüd peaks vähehaaval juurde pudenema. Tuli ainult mingi väike törts. Järgmises saates teeme veel viimased vahepeatused metsasoomlaste vabariigipäevilt Norras ning liigume seejärel metsasoomlaste radupidi tagasi Rootsi, et saada veel rohkem teada selle rahva pärimusest. Praegu oleme jõudnud väidetava ohvrikivi juurde ja nagu me näeme, on siin käidud ja tundub, et lausa hiljuti käidud. Kohtume jälle nädala pärast. Seniks kõike parem. Nüüd paar pabalat tuli ainult. Ma saan aru, et praegu peaks ka nagu pellet tulema. Aha, nüüd tuli natuke. Nii, nüüd tuli väike sammukas. Juba hetke pärast näeme, kuidas läheb edasi elu Õnne tänaval, kui kõige muu seas on jõudnud Salaka. Nii, esimesed sädemed tulid ja esimene toss hakkas ka tulema. Nüüd ta peaks nagu pelletit juurde andma. Nüüd andis. Ma ei tea, kas kaamera näitab, aga toss juba tuleb. Nii, tossu tuleb ägedalt. Nüüd tuli mingi täiendav õhuvool mingi. Vendikas tõmmetib nii, aga nüüd tuli veel mingi lisakohin. Nüüd idee järgi peakski nagu süütamine toimuma.
Nüüd see täiendav kohin kadus ära. Sädemeid tuleb, pelletit tuli. Pellet ajab uuesti kerget ossu. Nüüd tuli täiendav kohin teist korda. See kadus ära. Tuli tuult varem koju ja ütles, et tahab oma ema näha ja mul oli ka täna vaba päev ja siis mõtlesin, et Hästi õrnalt nagu oleks mingi täiendav kohin. Ma näen, et ikka oleme meie lollid ja terved ja kõik on juhtus. Ma siit praegu hiilin. hommikune lüps oli nii vara ja pimedal ajal, et see kõik organismi sees sassi. Ja siis tuled autost koju, ikka on pime, siis ei saagi enam valgust. Õõgumine toimub. Nüüd tuli talle veel pelletit juurde. Kas tõesti mingi õhus asi, õhuvoolus või? Praegu pelletit nagu oleks. Sellest ajast peale, kui Brita kohvikus toimub, tarbimine mõne iga päev tunnetasse kohvikus. ja Elis ju Õõgumine täiesti olemas. paariks siis maksama tassipesu eest. Otsustas piiri pidada, verepealt kogu nii kõrge. Tõmbega sädemed lendavad. Mitte ei saa aru, kas tal oleks vaja suuremat tõmmet või pelletit juurde. Pelletit tuli juurde. Vaatame korra veel. Mingi õõgumine ka toimub. Meil on kõigil seal ruumi. Maja on suur ja lai. Siin majas on ka suur ja lai. Nii et sa elad siis parem ühe katuse all Maria. No ei lähe. Muretsema. Just. Ta sõitis täna Vandrasse, et oma ema korterite ostjale näidata. Aga varsti pean jälle tagasi ära. Mul on selline tunne, et minul siin Eestis oma kodu varsti vist enam ei olegi. Lollus. Mornalinn on ja jääb alati su kodus. Ei ole midagi. Nii kui ära sõidan, nii lüüakse mugav selga. Kes sulle maa selga lööb? Henri ja Marna, nad nõus. Mis nad siis tegid? Võtsid kahekesi vihmast noppa ja see viinaga taotlema. Ma ei saa üksi. Õrjused on nad kõik. Sellega ma olen sinuga nõus. See on tore, vähemalt sina oled minuga nõus. Mul on Tundub, et nüüd vist jälle see ei õnnestu esimese korraga süütimine. Ma ei saa aru, kas praegu peaks tulema pelletit juurde või peaks olema selle pulga õhuvool suurem või
mul on väga kahju sellepärast, mis ma sulle tegin. mida sa siis mulle täpsemalt tegid? Mul on kahju, et ma siin sinu hotellis nii ebadiskreetselt käitusin. Õnneks keegi väljaspoolt meie sisekirgi ei tea sellest tegema. Ja me saame kogu selle loo unustada. kuidas? Kui jutud oleksid kaugemale levinud, siis oleks asi hoopis hullem. Ma saan aru, sa oled uhke naine. Ja ma väga alustan seda. Uhke olen ma tõesti. Theresa vandus, et tema ei räägi midagi ja mina ei räägi ka loomulikult midagi. Nii et sa ei pea üldse muretsema, et keegi midagi teab. Ja me võime kogu selle asja unustada ja oma eluga edasi. Lihtsalt unustame ära ja lähme eluga edasi. Sest sinu armukene sekretär Theresa vandus, et ei räägi sellest kellegi. Et mina ei peaks tundma piinlikkust, et sina mind petsid. See kõlas natukene mädilikult, eks ole. ma ei tea, kas kaamerast on näha, aga hästi kergelt praegu mingi tossuvine on. Sädemit tuli ka. Õues on muidugi hetkel tuulevaikne. Ma ei lähe mitte kuhugi, enne kui sa mulle andeks. Sellisel juhul sa sured siia vanadusse. Sina Juku-Viku Oskar on hästi helistada. ta on täiesti tühi. õpetaja ütleb ka, et pärast vanadamist kõige paremini. Muidugi kõige paremini, kui vetas. Lapsi tohi liiga palju kiita. Eestlane tuleb tagasi õiget, teeme kooli, nüüd läheb ninapsti. Mis sellest siis halvem, kui inimene ninapust teab? Mis ta mõtleb, et sakste hulka saanud, see teeb talle piitsa andmise keerulisemaks. Tead, see on siin mingisugune... nii, nüüd hakkas ta uuesti tossu ajama. Söed on all seal, kõik õõgub ja nüüd tuli ka toss. Ventikas käib ühtlase temperatuuriga, või ühtlase värinaga. Nüüd tuli mingi täiendav kohin. See tuleb nüüd pulgast, ma saan aru, jah, tulebki pulgast, tuleb nüüd mingi täiendav kohin. Kiriginit on ikka veel ees. Nüüd hakkas pelletit ka tulema mehe moodi. Nii, vaatame. Nüüd vist läheb ikkagi tööle. Nii, ja nüüd jõudsime nii kaugele, et tuli kiri Nõu Ignitjan. Praegu tuli kiri ette, et Nõu Ignitjan. Kurat küll. Põhimõtteliselt ta juba sama hea kui töötas.
saate selle Theresa ja Margitiga ilusasti korraks olla. Katsu meeldib kas teile meeldib poliisteerides, aga mõtleme kus Kindel, et ei teegi ainult. Põhimõtteliselt oleks nüüd mingisugust aega natuke rohkem olnud, siis ta oleks võib-olla tööle ka läinud. Kas tõesti on ikkagi siis veel pelletit vähe alguses? Tegelikkuses läks juba tuli üles ja kõik oli okei ja nüüd ütleb, et no ignition. Selles mõttes statistika ei valeta. Eestis on väga palju üksikut. Jah, nüüd ma võin vahepeal panna kaamera kinni. See no ignition on juba tükk aeg ees olnud. Nüüd ta peab selle kõik läbi tuulutama, mis siin praegu toimub. Nüüd enam mingit vahet ei ole, ma panen kaamera praegu kinni. Ja kui ta ennast nüüd läbi tuulutab, siis panen kaamera uuesti käima. Praegust nagu ei olegi mõtet edasi filmida. Duubel 1 sulgemine. Nii, nüüd on siis duubel 2 ehk teine osa. Nüüd ta tegi oma läbituulutamised ja puhumised ära. Ja nüüd ma panen ta uuesti tööle. Nii. Vaatame, mis siis uuesti tuleb pellet. Vahepeal ma midagi muud ei teinud, ust lahti ei teinud, pelletit vähemaks ja võtt juurde ei panda. Pelletit tuleks nagu jumala okei, praegu vähemalt. Pärast peab video pealt vaatama, kas nüüd tuleb rohkem kui esimesel korral. Seda ma saan võrrelda. Nii. Pelleti osa lõppes. Pärast tuleb võrrelda, jah. Kas esimesel käivitusel tuli sama kaua aega pelletit ja sama kogus. Ma saan need videod osa kõrvutada või need etapid.
nii, nüüd algab pellet fading lõppes, nüüd algas ignition, perkele. Oi peijana Mauno, kuidas see pliit või kamin mul kõik kuradi ajan ära võtt ja plaanid sassi ajada. Aga nüüd on see pelletit seal kohe näha, et on kohe ikka päris palju seda pelletit. Enne oli ime natukese, ma ei tea, kas kaamera näitab, aga nüüd on näha seda pelletit ikka päris palju. No peijana Mauno, vaatame. Nii, nüüd hakkas mingi koin. Nii, nüüd ta andis pelletit juurde. Nüüd on selle süütepulga auk ikka kohe suht pelletit täis seal. Ja nüüd hakkas suitsu tulema. Ja siis vaatame, mis toimub. Kas tõesti saab esimene kord pelletit vähe? Nüüd tuleb tossu, nii et oi. Nüüd antis natukene juurde pelletit. Nüüd tuli see lisakohin sealt pulgast. Ja tõmbas leegi kohe ülesse. Kerge leegi tagapool. Ma saan aru, et niimoodi ta peakski esimene kord tööle minema. Oi peijana Mauno. Ütleme, esimesest korrast, mis ei käi. No nüüd annab ta seda pelletit, nii et aitab, kohe enne ta niimoodi ei andnud. Esimesel korral ta niimoodi ei andnud. Ma nagu oletan, et nüüd ta peab mingisuguse oma sooja õhu järgi mingi andurile andma märku, et siis tuleb kiri startub. Nii tuligi, startub, kiri tuli ette. Nüüd võiks öelda, et saab selle kamina kütta. Kui ta juba nii kaugele läheb, siis ta lähebki tööle ja praegust ta leekneb käega.
arvan, et võib-olla rohkem ei olegi vaja filmida, mul on mingi ülevaade olemas. Ma arvan, et võib-olla rohkem ei olegi vaja filmida, mul on mingi ülevaade olemas. Praegu on veel ikkagi startupi kiri ees. Okei, ootame ära, kuni tuleb see vöök. No vähemalt saab jälle, õues on külm ka, saab vähemalt sooja tuppa. Jutu jätkuks veel nii palju, et vahest ma olen talle nagu ise pelleti ette andnud first load, siis käivitub esimese korraga, kui ma talle ette olen andnud pelletit. Nii et ma ikkagi eeldan, et pelletit on vähe alguses. Kui on mingi tõmbeteema, kurat, sest aru saab. Praegu on see leek ikka päris mehine, võiks öelda. Ikka veel startub kiri. Tuli hakkab rahulikumaks jääma, aga nüüd ta andis juurde. Ja kohe läks midagi nagu muutus kohe, läks ägedamalt kütta. Vaatame. Siin on ikka startup, aga noh, mis sellest pole midagi vahet. No, nüüd hakkas tuli kergelt vaibuma. Mis ta siis nüüd teha plaanitseb?
startupi kiri on ees. nii, nüüd tuli ette kirivöök. praegu on ta siis oma töörežiimil. aga nüüd on, praegu tuli jälle suht väike, et õnneks hakkas pelletit juurde andma. noh, ühesõnaga nüüd ta igastahes jääb tööle. filmime veel natukese aega. praegu kühveldas pelletit siin mitu korda. ja nüüd see pellet hakkaski uuesti põlema. selge. lõpetame praegult ära selle duubel 2. saime käivitatud järjekordselt. okei. nii, veel korraks duubel 3 ehk 3. osa. selline on siis tema töötamine. vesi pole veel 60 läinud, pump pole veel tööle hakanud. siis ta töötab selliselt. jah, kas siit annab mingit infot juurde või ei anna. muud ei oskagi öelda. natuke aega filmime sellist tema tööolekut nii-öelda. niimoodi võtab, kuni vesi saab 60. siis läheb pump tööle. käed värisevad ainult millegipärast. okei. selline on tema töötamine.